Esialgu oli see sõda hämmastavalt võrdne, kuigi Saksamaa sõdis tegelikult praktiliselt üksi suure osa ülejäänud maailma vastu. Tema peamine liitlane Austria-Ungari oli täielik hädapätakas ja Saksamaa pidi põhimõtteliselt kõik töö ise ära tegema. No ja lisaks olid Saksamaal veel 2 liitlast, Türgi ja Bulgaaria, aga Türgi polnud ka suurem asi ja Bulgaaria oli lihtsalt natuke väike. Nii et põhimõtteliselt suhteliselt üllatav, et Saksamaa üldse nii kaua vastu pidas. Ja siis 1917. aastal toimusid Venemaal 2 revolutsiooni, millest me räägime eraldi videos, ja lõpuks 1918. aastal Venemaa andis alla ja väljus sõjast. Hetkeks tundus, et Saksamaa võib isegi selle sõja võita. Aga siis tuli läänes Ententile appi USA, mis viis selleni, et Saksamaa lihtsalt ei jaksanud enam ja hakkas tasapisi alla jääma. Ja Saksamaa rahval oli sõja tõttu juba nii halb olukord, toidupuudus ja igasugu asjad, mis tõttu novembris 1918 puhkes Saksamaal ka revolutsioon. Ja lõpuks 11. novembril 1918 andis Saksamaa alla. Ehk siis keskriigid kaotasid selle sõja.